kes me siis oleme? Me oleme suhtlejad, nõuandjad, ennetajad, sisuloojad ja koostööpartnerid. Et me tegeleme päris paljude asjadega, selles mõttes nii politseijaoskonna mõistes, et me oleme nii-öelda justkui nagu sillaks kogukonna ja politseinike vahel, ehk siis, et me aitame seda infot siis liigutada nii majast välja, kui ka tuua kogukonnast siis siia politseijaoskonda sisse. Ja selle raames siis käivad igasugused tegevused, me nii-öelda teadvustame mingisuguseid asju, me räägime inimestega, jagame mingeid kampaaniaid, jagame hoiatussõnumeid, kogukonnas võib-olla suhtleme ka mingitel väga konkreetsetel teemadel, näiteks kui on tulnud üles mõni postitus, kuhu oleks vaja veebipolitseiniku kommentaari. Ja sealhulgas me ka tegelikult lahendame erinevaid juhtumeid, et kui minu postkasti ikkagi jõuavad mingid konkreetsed olukorrad, kus inimene palub abi, siis nende juhtumitega ma siis algusest peaaegu et lõpuni ka tegelen, olenevalt kas mida see puudutab, et kui tegemist on ikkagi juba konkreetselt kuriteoga, siis olen mina see, kes selle info nagu edasi liigutab menetlusgruppi. Aga kõikvõimalik selline seiramine ehk siis mis toimub internetis ja millest peaks olema politsei teadlik, siis see käib kõik läbi minu vahenduse. Et asi võib-olla, mida meilt oodatakse palju, aga millega me ei tegele, on tehniline tugi. Et ka näide eilse pealt, kus minuni jõudis teavitus, ühesõnaga helistas mulle ühe petukõne ohver, kes oli päris suure summa raha kaotanud kelmidele ja tema mure oli see, et kuna ta nii-öelda jagas oma seadmeid nende kelmidega, ehk siis ta lubas nendel kelmidel oma seadmetesse sisse tulla, siis tema mure oli see, et okei, ma lähen panen pangakaardi kinni ja ma lähen käin notaris, et minu pealt ei saaks mingisuguseid laene võtta, aga palun vaadake üle, kas minu arvutis on nüüd kõik korras, et sinna ei oleks paigaldatud mingisuguseid programme, vaat siis sellega tõesti veebipolitseinik ei tegele, sest mul ei ole niivõrd infotehnoloogilisi teadmisi. Nii et pigem olen ma just nimelt nagu suhtleja ja nõuandja, et ma annan nõu, mida ühes või teises olukorras teha, mitte et inimesed ei tule arvutiga politseimajja ja ütlevad veebipolitseinikule, et aita mul see asi arvutis korda teha. Et seda nagu pigem ei ole, et siis sellega peab arvestama, aga inimesed ootavad, et sageli, et see just peaks olema veebipolitseiniku tööülesanne. Peamine suhtlusviis on siis kogukonnaga see, et ma räägin kaasa kogukonnagruppides, aga teine variant on siis see, et inimene pöördub ise veebipolitseiniku poole ja kirjutab talle siis näiteks Messengeri või Outlooki postkasti. Ja peamised teemad, mis siis meieni jõuavad, on ikkagi top 1 on kelmused, nagu hästi suures osakaalus on kelmused. Ja mis on võib-olla natukene nüüd selle 4 aasta jooksul muutunud, on see, et kui alguses tuli hästi palju võib-olla teateid kelmuste ohvritelt, kes juba olid ohvriks sattunud, siis täna tuleb pigem rohkem teateid selle kohta, et küsitakse, kas see või teine asi on kelmus ja kuidas mingites olukordades peaks käituma. Ehk siis muutus on justkui nagu toimunud inimeste teadlikkuses, et veebipolitseinikku ei otsita üles ainult siis, kui midagi on juba juhtunud, vaid pigem ka siis, kui on vaja võib-olla mingile asjale kinnitust saada, kas see või teine asi võiks olla kelmus. Aga sinna postkasti jõuab siis väga palju ka teemast, mis puudutavad laimu ja mainekahjut, mille kohta ma pean ka kahjuks ütlema, et me ei saa siin väga palju inimest aidata. Ma saan talle nõu anda ja toeks olla, aga laimuga ja mainekahjuga tegeleb Eestis ainult kohus. Ehk siis, kui inimese kohta on läinud üles laimupostitus ja talle tekitatakse sellega mainekahju, siis mina ei saa seda kuskilt ära kustutada, sest mul puudub selleks võimalus ja selleks, et selle teemaga edasi tegeleda, peaks tegelikult inimene pöörduma kohtusse. Nii lihtsalt on meile seadus ette nagu näinud. Aga see ei tähenda seda, et ma ei saaks nõu anda, kuidas sellises olukorras nagu käituda. Et alati ei pea ka ju kohtusse minema, võib ju proovida ka nii-öelda laimajaga alguses lihtsalt saada ühendust ja teemad läbi rääkida. Aga väga palju siis jõuab Nii, ja tuli Pillerini küsimus, aga kuhu te saate inimest kelmuse ohvrit suunata oma seadmest pahavara eemaldamiseks, selle kontrollimiseks või et kas on nagu siis on teil mingid ettepanekuid üldse?
Tegelikult minu soovitus on see, et tuleks leida oma tutvusringkonnast inimene, keda sa usaldad, lubama oma arvutisse ja paluda tal nagu sind aidata, sõna otseses mõttes. Ma ei promoks mingisuguseid ettevõtteid seda tegema. Kindlasti võib leida ka mingisuguseid tõesti mingid IT-lahendusi selle kohta kuskilt internetist, aga pigem otsida inimene oma tutvusringkonnast, keda sa usaldad oma seadmesse, kes võiks üle vaadata siis, kas seal on mingisugune pahavara, mis võib sinu arvutit siis kuidagi kahjustada või sinu, ma ei tea, igasuguseid nagu turvaseadeid. Et sellist võimekust või tuge politseil jah ei ole, aga igal juhul me soovitame abi otsida ja enda nii-öelda lähiringkond on esimene koht, kus seda teha. Aitäh. Okei. Lisaks siis kelmustele mainekahjule on meie postkastis väga palju teatud selle kohta, kui leitakse internetist ebasobivat sisu. Seal võib olla vägivalda, väärkohtlemist, paljaid pilte, võib-olla mingisugust õhutamist, valeinfot, et see valdkond on ka hästi suur ja siin on ka see, et mis asi see ebasobiv sisu inimeste jaoks on, et teinekord nagu see riivab võib-olla mingisugust sükest väärtustunnet, aga võib-olla laiemas mõttes ei ole see üldse kellelegi ohtlik või me ei saa seda pidada ka väga ebasobivaks, et see sõltub väga palju inimesest endast. Järjest rohkem on mul tulnud tegelema hakata inimeste vaheliste konfliktidega. Seda tähendab seda, et inimesed mingil põhjusel ei taha, ei julge, ei saa omavahel asju ära klaarida ja need jõuavad väga sageli siis internetti. Hakatakse nii-öelda üksteist taga kiusama, tagasi tegema ja ühelt maalt jõuavad need lood nagu minu lauale, kas siis läbi mingite pealtnägijate, kes on näinud neid postitusi ja pöörduvad või siis nende inimeste endi, et see asi on läinud liiga kaugele. Et see on muidugi kurb selles mõttes, et me ei oska nagu konflikte ennetada ega lahendada. Ja väga palju on muidugi teateid kiusamise kohta ja kiusamine on nii siis lastel kui ka täiskasvanutel, et ma ei tooks isegi välja, mida rohkem on, sest et statistikat saaks ma selle pealt teha, et kui me teame päris arvu nendel, et minu poole pöördumiste puhul pigem Facebook on ju rohkem nii-öelda täiskasvanute poolt kasutatav, et aga kiusamislugusid tuleb tegelikult nii lastelt kui täiskasvanutelt. Kui nüüd rääkida sellest, et mille kohta siis vanuses 60+ inimesed minu käest kõige rohkem nõu küsivad, siis siin on ikkagi jällegi top 1 on kelmused. Siis küsitakse selle kohta, et kui te mäletate, siis on ju levinud siin Messengeris selline õngitsus, kus jagad telefoninumbrit ja koodi ja siis kaotad oma konto ära. Et nii-öelda konto kaotamise teemad on hästi aktuaalsed ja neid küsitakse, et mis nüüd saab. Siis on murekohti, kus tahetakse rääkida kogukonnast või naabruskonnast ja sellest, mis tähelepanekud on turvalisusega just nagu seal. Ja samamoodi siis sellised mittesobilikud kommentaarid, et mulle tundub, et võib-olla vanemaealised nagu on hästi tundlikud nagu meie sellise olemuse või riigi osas või meie väärtuste osas, et kui selles osas peaks tekkima mingi konflikt, siis ollakse sellest hästi altid nagu teatama, et see väärtuse nii-öelda väärtushinnang on selle juures see, kus nagu pannakse kaalukausi peale, et see või teine ei oleks nagu sobilik. Aga kui me räägime nüüd nagu kelmustest üleüldse, siis tegelikult, ma ei tea, kui see slaid nüüd teieni on jõudnud, siis need on numbrid, mis on selle aasta numbrid. Need on praegu viimase 8 kuu väljavõtte ehk siis jaanuar kuni august. Nii et tegelikult oleme olukorras, kus 12 miljonit on läinud. Praegu on meil nii-öelda septembri lõpp, eks ole, septembrikuu andmeid nagu veel ei ole. Ja top 1 kelmuste osas on pangakelmused. Absoluutselt. See tähendab seda, et see kurjategija pääseb ligi inimese pangaarvele ja saab seal teha tehinguid. Kuidas ta sinna pääseb? Need viisid on hästi erinevad. Kas ta saab mingi lingi kaudu sinna või inimene jagab oma PIN-koode, et seal need variandid on hästi erinevad, kuidas nii-öelda sinna pangakonto peale saadakse. Aga reaalsus on see, et 6 miljonit on juba sellega läinud. Et võib-olla niimoodi
hästi puusalt pakkuda, siis tegelikult keskmiselt võib olla nii, et päevas läheb Eestis ära 100 000 kelmidele laias laastus erinevate kelmuste kaudu. Mingil hetkel need numbrid nagu varieeruvad, vahest on need investeerimiskelmused nagu top 1, see oleneb sellest, et milline skeem just nagu levib ja mida inimesed võib-olla peavad hästi selliseks nagu tõepäraseks. Et kui tuleb uus skeem, näiteks see, et meil hakkasid tulema nüüd need Tervisekassa eestikeelselt petukõned, siis inimesed arvasid, et meil on ju venekeelsed petukõned, et see on kindlasti õige asi. Et siis need kohe nagu selles mõttes tõusid, petukõned kohe sellega nagu tõusid, et inimesed ei osanud nagu arvata, et petukõned võivad tulla eesti keeles. Aga numbrid on katastroofilised, väga katastroofilised ja puudutavad tegelikult meid kõiki. Nii et ei saa öelda, et mind see kelmus ei puuduta, vaid mina ikkagi julgelt ütlen alati ka seda, et ka veebipolitseinik võib sattuda kelmuse ohvriks, sest et siin ei ole mingisugust sellist väga suurt loogikat või reegleid, et kui ma käitun nii, et siis minuga midagi ei juhtu, sest tegelikult need asjad saavad juhtuda ainult nii, et me ei pane tähele, me ei kontrolli, me ei veendu, me ei räägi ja me ei kahtle. Ja kui need asjad juhtuvad ühe korraga, siis on väga suur nagu variant, et inimene satubki kelmuse ohvriks. Et kõige hullem minu arust, mida saab öelda, on see, et see, kes satub pettuse ohvriks, et see justkui oleks loll. Et minu arust see on väga hirmus väljaütlemine, sest et mitte keegi meist ei taha loll olla, aga nagu te näete, siis pettuse ohvreid on väga palju ja nii palju, kui mina olen nendega suhelnud, siis ausalt öelda mitte keegi minu hinnangul kuidagi rumal ei ole. Et mingil või teisel põhjusel lihtsalt need asjad juhtunud. Aga kelmused siis võib-olla jagunevad peamiselt meil siis petukõnedeks, nendeks õngitsuskirjadeks, mis jõuavad meie postkasti või SMS-id, mis tulevad meil, näiteks need pakiteated Omniva kohta. Siis on libalehed. Palju on olnud juhtumeid, kus tellitakse justkui Lidlist, aga tegelikult see ei ole Lidlist, sest Lidlil ju e-poodi ei ole. Et libalehtedel peame just seda silmas, et on loodud mingisugune keskkond, kus saaks midagi tellida või investeerida. Eraldi on investeerimiskelmused, kus siis loodetakse hästi ruttu rikkaks saada ja on veel ka armukelmused, mis on oma nime poolest üsna selline kuidagi nunnu ja armas ja minu arust ei peaks üldse seda nime kandma. Aga me ei ole suutnud lihtsalt midagi sellist välja mõelda, mis nagu otseselt nagu, et inimene saaks aru, millega on tegemist. Aga kõigest natuke lähemalt rääkides, siis petukõned ilmselt on need, mis jõuavad inimesteni kõige rohkem, sest et telefoni kasutajaid on meil kõige rohkem. Meil on ju päris palju inimesi, kes tegelikult ise internetiga kokku ei puutu. Ehk siis tegelikult nendeni ei saa jõuda ka ei need õngitsuskirjad ega muud kelmuse viisid, vaid aga kõned, petukõned jõuavad inimesteni rohkem, sest et igalühel meist on telefon. Ja nii ongi. Ja täna, nagu ma mainisin, ei saa me öelda seda, et kelmused on vene keeles. Ei ole. Räägitakse eesti keeles, vene keeles, inglise keeles. Ühesõnaga katsetatakse ära kõik variandid, kuidas inimesega saada jutule. Ja siis mida seal telefonis räägitakse, on samamoodi selline laineline, et tuleb mingi laine, kus tuleb peale nii-öelda, kus on see nuttev naisterahvas vene keeles, kes hüsteeritsedes karjub seal, et olen sattunud haiglasse. Siis on mingisugune laine, kus on nii-öelda need Tervisekassa kõned, mis on eesti keeles ja räägitakse nii-öelda sellest hüvitisest, et on võimalik seda tagasi saada. Ja kõik võimalikud kohad, mida eestlane justkui usaldaks ja on meie nagu osa asjaajamisest, on see siis politsei, on see kohalik omavalitsus. Et kui Tervisekassast esitatakse, et saab hüvitised, need on ka petukõned, keegi Tervisekassa ise ei helista. Täpselt. Selles mõttes, ma ütlen päris ausalt, et mina olen kahtlema hakanud kõiges, nagu päriselt kõiges, et kui mulle ikkagi kuskilt helistatakse, siis ausalt öelda, minul hakkavad kõik nupud ja häired korraga tööle, et miks mulle sealt helistatakse, mida tahetakse saada ja nii kui hakatakse rääkima, et ma pean ennast kuidagi tuvastama, siis ausalt öelda, minu jaoks see teema lõpeb ja ma ütlen, et ma suhtlen teiega edasi, ma ei tea, e-kirja teel või mis iganes, ma helistan sinna infonumbrile tagasi neile. Et see on selles mõttes hirmus olukord, et me
ju justkui nagu tahame, et näiteks ka politsei mõttes, et inimesed meid usaldaksid, aga samas need kurikaelad kasutavad ju seda täiesti meie vastu, ehk kui inimene usaldab politseid ja kurikael helistab ja väidab, et ta on politseinik, siis inimene usub, et see jutt vastab tõele, sest ta usaldab. Eesti politsei on usaldusväärne. Et kõik need asjad hammustavad meid otsapidi nagu jalast. Aga see sama näide, kuidas on nii-öelda päästetöötajad ju see nädal meile kodukülastusi tegemas. Et kuidas me nüüd teame, et päriselt see päästeametnik on ukse taga, mitte ei ole nagu mingisugune kurjategija. Et me lihtsalt peame kahtlema väga paljudes võib-olla sellistes igapäevastes asjades, millele me ennem tähelepanu ei pööranud, aga see on selle jaoks vajalik, et meiega midagi juhtuks. Midagi pole teha, see teeb meie elu keerulisemaks. Aga kõik selle ikkagi eesmärgi nimel, et meie ei oleks kelmuse ohvrid. Nii Ma küsin ka veel korra siia, et kui politseist helistatakse, siis mis on praegu viimasel ajal need põhjused, mida siis öeldakse? Ma lihtsalt tean, et minu abikaasale helistati ja öeldi, et teie pass on vigane ja siis tema lõpetas kõne ära. Aga milliseid asju veel on praegu politsei nimel tulnud kõnesid? See dokumendi teema on hästi aktuaalne. Sellest on päris palju kõnesid, kus sama nii-öelda näide tuuakse, et midagi hakkab aeguma, midagi, ma ei tea, mingid sertifikaadid on puudu. Aga näiteks eilse pealt oli näide, kus kätte saadi üks ukrainlane ja temaga mindi siis WhatsAppi kõnesse ja seal kõnes siis need kurjategijad maskeerusid justkui küberpolitseinikeks, keda meil Eestis tegelikult ju olemas ei ole. Et on küberpolitsei, oli olemas videopilt, kus istus ülikonnas meesterahvas, kes oleks justkui kriminaalpolitseinik. Tema taga oli Eesti lipp, seal taga olid mingisugused nii-öelda Eesti politsei vapp ja nii-öelda sellised tunnusmärgid, just tegemist oleks nagu politseinikuga. Seal taga oli justkui veel mingisuguseid tegelasi, kes olid nagu ülikondades ja justkui mängisid nagu kriminaalpolitseinikke. Ehk siis luuakse võimalikult tõetruu pilt sellele, et päriselt seal teisel pool ongi politseinik. Ja kui me räägime niimoodi täiesti tavalisest inimesest Eestis, siis ega tema ka ei tea, kas küberpolitsei on olemas või ei ole päriselt. Ja ammugi ei tea seda inimene, kes räägib hoopis teises keeles, eks ole. Et neid ettekäändeid on erinevaid. Väga palju tuuakse nii-öelda põhjuseks see, et helistame teile selle pärast, et meile teie pangast teatati, et teie pangakontol toimuvad praegu mingid kahtlased tehingud. Või siis see skeem on ka teinekord keerulisemalt üles ehitatud, et alguses justkui helistaks pangatöötaja, kes ütleb, et teie pangakontol on praegu mingid võõrad inimesed ja seal on mingisugune jama, eks ole, et palun tegelege selle asjaga. Ja siis tuleb kohe järgmine kõne otsa, kes väidab, et meie oleme nii-öelda küberkuritegude grupp, et meile tuli teavitus, et teie pangakontol midagi praegu toimub, et meie saame teid aidata. Ühesõnaga, need skeemid on väga erinevad, aga eesmärk on neil nii-öelda üks, et panna inimene siis oma andmeid neile avaldama, eelkõige siis ikkagi PIN 1, PIN 2 ja kasutaja, eks ole, ja tekitada inimeses nagu mingisugune hirm, et midagi on juhtunud tema rahaga või tema dokumendiga või talle kallite inimestega ja ta sekkuda saab siis ainult see inimene, kes on teisel pool telefonitoru. Ja see ettekujutus luuakse niivõrd reaalne, et suures osas inimesed, kes on sattunud ohvriks, ütlevad mulle pärast, et ma ju olin kõigest ennem kuulnud. Ma tean, televiisoris räägitakse, politsei räägib, raadios räägitakse, meil töö juures räägiti, et petukõned on. Aga sel hetkel, kui ma selle petukõne saan, mind viiakse lihtsalt sellega niivõrd kaasa, et mul ei antagi võimalust kuidagi hakata kahtlema, vaid mind kogu aeg hoitakse selles kõnes nagu hästi aktiivsena ja ei tekitada ühtegi sellist pausi, et ma saaks päriselt hakata mõtlema, mis see nüüd on. Ja muidugi selles mõttes seal teisel pool toru on meil väga kavalad manipuleerijad, kes täpselt jätavad meelde, mida sa neile oled öelnud ja toovad selle siis omakorda vestlusesse tagasi, et sinust tekitada usaldusväärsust. Ma toon ka näite, see on segane värk. Ühesõnaga, teile tuleb telefonikõne.
ma võtan selle vastu, mina tavaliselt vastan telefonile ja siis küsitakse näiteks sealt, et kellega ma räägin. Ja siis ma ikka ütlen, et Eleringiga räägite. Aha, siis ta hakkab oma juttu edasi rääkima ja mingil hetkel ta siis pöördub mu poole, et aga Elering, kas te teate või Elering et ta hakkab mainima nagu neid asju, mida ma olen talle ise öelnud. Ja pärast siis paljud ohvrid küsivad mu käest, et kuidas see võimalik on, et kuidas ta mu nime teadis ja mis iganes andmeid on ja siis tegelikult inimene on ise telefonikõnes need kõik juba andnud ilma, et ta saaks aru, et need on nii-öelda kelmidele läinud ja selle pealt hakkab see manipulatsioon pihta. Et see on väga keeruline selline psühholoogiline mõjutamine, sest et on näiteid, kus ohvrid ütlevad, et nad olid selle kõne ajal justkui nagu ma ei tea, paljudest teavad, vanasti 80-ndatel oli Kaspirovski või keegi selline tegelane oli, keda tuli telekast vaadata, et siis sa nagu olid ära tinistatud ja sageli inimesed ütlesid, et nad ei mäletanud mitte midagi, mis selle aja jooksul toimus, aga näed pärast, kui enam-vähem sellest transist välja tulid, siis mured olid kadunud, eks ole, et terveks oli saadud. Et ma võrdleks sellega, et sind viiakse justkui transi. Ja kui inimene selles hetkes nagu viibib, siis ta ei pruugi nagu reaalsest elust aru saada, mis tundub hästi selline ohtlik, eks ole, et mismoodi siis me üldse saame võidelda nende asjade vastu, et kui me oleme psühholoogiliselt nii mõjutatavad. Aga need on nagu, see on tagasiside nagu ohvritelt, et kuidas nad nagu räägivad sellest, et mis nendega on juhtunud. Et nii palju võib-olla siis sellest, mismoodi need petukõned välja näevad, et need võib-olla erinevaid Elektrilevist nad pakuvad, et nad tulevad seda arvestit välja vahetama, ühesõnaga nad võivad midagi pakkuda. Ja selle käigus siis küsida, et kuidas see teie aadress oli, et kuidas ma selle elektriarvesti ikka toon teieni, et te peate nüüd ikkagi ennast kinnitama, identifitseerima, et öelge siis ikkagi isikukood ja siis on juba varsti PIN 1, PIN 2. Et nad võivad nagu põhjuseks tuua ükskõik mida, et neid andmeid kätte saada. Et mida siis nagu petukõnede puhul ongi teha, on see, et nii kui see lugu alguses juba tekitab mingeid küsimusi, on mõttekas see kõne kohe kinni panna, et ei tekiks olukorda, et sa jääd sinna liini peale ja siis ikkagi te oled mingil hetkel nagu ära tinistatud. Et mul siin mõni kirjutaja ütleb, et ma nii nalja pärast ikkagi nendega räägin edasi, et vaatan, mis juhtub, aga tegelikkuses võib juhtuda see, et kuigi sa alguses saad aru, et see on petukõne, aga mingil hetkel lihtsalt nad viivad sind selle asjaga nii kaasa, et lõpuks sa nii-öelda annadki oma pinnid ja jätki oma rahast ilma. Et ma pigem ei soovitan nendega pikemalt rääkida, vaid sellised imelikud jutud kohe lõpetada. Ja kui sa oled selle kõne kinni pannud, siis küsi kellegi käest, kellega nagu sel teemal nõu pidada või küsida, et mis asi see võis olla, kas mulle tõesti päriselt nüüd helistati Elektrilevist või mida ma peaksin nüüd tegema. Et alati inimene ei tule ka selle peale, et kontrollida. Aga suhelda oma lähedastega, oma sõpradega oleks minu arust nagu ülimalt õige, et jagada seda olukorda, et mida peaks tegema. Ja kui sa ikkagi nagu oled nagu enda jaoks aru saanud, et see nüüd oligi petukõne, siis igal juhul soovitan ma seda teadmist jagada nii-öelda sõprade, lähedaste, tuttavate, töökaaslastega, et näed, helistati sealt, hakati sihukest juttu rääkima, et sellised petukõned nagu liiguvad. Et ei tuleks need teavitused ainult nüüd politsei käest, et meil levivad sellised kelmused, vaid et ka inimesed omavahel, et me kõik omavahel jagaksime seda teadmist, et näed, jälle mingi uus skeem on näiteks tulnud. Nüüd õngitsuskirjade puhul rääkides, siis võib-olla selles mõttes sellega on natukene lihtsam, et kui petukõnes on sul ju kurjategija kogu aeg telefoni otsas ja ei lase sul nagu oma peaga mitte hetkekski mõelda, siis õngitsuskirja puhul on see, et sul tekib ikkagi aeg, kus sa saad rahulikult mõelda, mis asi see on, ehk siis sulle tuleb kiri sisse, sa loed seda ja kuigi seal kirjas võib olla see, et reageeri kähku, vajuta kähku, mida iganes on ja siis inimesel ikkagi nagu kohe otsest kontakti selle kurjategijaga ei ole, vaid tal tekib ikkagi mingi hetk nagu päriselt maha istuda, mõelda, millega on tegemist. Aga kuidas neid kelmusi ära tunda on see, et jälgige aadressi, millelt see kiri tuleb. Et
sageli näiteks, ma ei tea, kui kiri tuleb näiteks justkui nagu Swedbankalt, siis seal nii-öelda aadressis on mingisugune täht näiteks ära vahetatud. Meil on selles mõttes lugemismälu on selles mõttes selline, et ma viskan pilgu peale ja isegi kui teinekord on ju seal mingisugune täht ümber tõstetud, siis mulle nagu tundub silmad, et see on ikkagi see sõna, eks ole. Aga tegelikult me peaksime nagu hästi konkreetselt ja keskendunult vaatama, mis on seal aadressireal kirjas, kas see on ikkagi Swedbank või on seal veel midagi. Ja ükskõik, mis siis muu näide selle kohta, see ei pea Swedbank olema. Ja muidugi, mis teine asi on, et kui näiteks politsei nimelt ju ka õngitsused meil praegu levivad, siis politsei kindlasti ei kirjuta teile mingisuguse Gmaili kontoga, vaid organisatsioonidel on ikkagi konkreetselt nii-öelda nende meilide lõpud, mille pealt eesnimi, perekonnanimi, ja siis tuleb nii-öelda organisatsiooni nimi.ee, et neid kindlasti jälgida, et ei saa kirjutada politseinik kuskilt Gmaili kontoga, et seda ei saa nagu olla. Ja mida siis nendes õngitsuskirjades nagu räägitakse, kindlasti tahetakse midagi niisama teile anda, on see pärandused, kingitused või siis ikkagi millegiga ähvardada. Ehk seesama, et teile tuleb ähvardus, et politsei nimel näiteks levivad kirjad, kus justkui oleks ohver vaadanud nii-öelda lapspornot ja nüüd siis selleks, et karistusest pääseda, siis ta peab kuhugi lingile vajutama ja võtma siis nagu ühendust. Ühesõnaga, et kas siis meilitatakse millegiga või siis hirmutatakse millegiga. Et need on nagu need kaks varianti. Või siis on seal ka vahepealne variant, et seesama, et vajuta siia, et uuendada oma andmeid. Ühesõnaga, seal vahel võib olla ka midagi sellist tavapärast, sest et teinekord meile tõesti ju mingid ettevõtted kirjutavad. Minu arust oli hiljuti alles mingisugune kindlustusfirma oli, kellelt ma sain BCU äkki oli, kes ka ütles, et vajuta lingi peale ja kinnitama andmeid. Ma kontrollisin üle, see oligi päriselt BCU-lt tulnud, aga mina neid andmeid sinna kuhugi kinnitama ei läinud. Et neid variante võib olla siis mitu, mis seal õngitsuskirjades on kirjas, aga mõttekas on vaadata siis seda kirja sisu, mida meile sealt siis täpselt nagu räägitakse, mida tahetakse saada, kus koha pealt see kirja on meile tulnud ja võib-olla ka selline üldine pilt, et kuidas seal kõnes siis meiega räägitakse, et ei saa ju olla nii, et politseist tuleb kiri inimesele tere armas. Et me vaataks ka selle pilguga, et kuidas see sisu on siis üles ehitatud, kas see on nagu eestlasele omapärane või seal on mingisuguseid väljendeid, mis panevad meid kahtlema. Mida nende õngitsuskirjadega teha on see, et jällegi tasuks üle küsida, tasuks võtta ühendust siis, või ise täpselt aru ei saa, kas on see nüüd kelmus või on see nagu päris asi, võtta ise ühendust, et kui sul on tulnud teavitus, et sa oleks justkui saanud paki, aga mingid andmed on sealt puudu, siis võtta ühendust kohe siis selle nii-öelda, kelle nimelt see pakk peaks nagu tulema. Kindlasti ei tohiks mitte ühelegi lingile selle vajutada ja kirjale ei tasuks vastata, sest nii kui sa hakkad kirjale vastama, nii need kirjad jäävadki sul postkasti sealt kurjategijatelt tulema. Kirjad võib täitsa julgelt ära kustutada, kui sa oled nii-öelda veendunud, et see on õngitsuskiri või rämpsposti nii-öelda panna, et nendega ei pea midagi peale hakkama ja nendest ei pea otseselt teavitama ka politseinikku. Minu jaoks on see info oluline sellepärast, et kõik õngitsused ju minu postkasti ka ei jõua ja mul oleks teinekord ikkagi hea teada, kui tuleb mingi uus kelmuselaine, siis inimesed ütlevad, et näed, sellised asjad levivad, anname teile teada. Et selles mõttes see info mulle väga meeldib, aga otseselt mina nende õngitsuskirjadega midagi peale edasi ei hakka. Aga samamoodi küsi, täpsusta ja hoiata nii-öelda lähedasi. Nii, libalehed. Näite ma teile tõin juba. See puudutab siis neid keskkondi, kus siis saab midagi osta näiteks. Et tuleb nii-öelda köhahoog peale. Vabandust. Vahepeal peate midagi küsima, siis ma natukene tõmban hinge. Et libalehed, kus siis midagi pakutakse,
ja inimesel tekib soov sealt nagu midagi kas saada tasuta või seda osta. Aga see töötab kõik samamoodi. Nii-öelda tahetakse saada ligi teie andmetele või siis pangakontole. Et eesmärk on nagu sama, et klikite kuskile lingi peale, sisestate andmed ja annate ligipääsu siis nii-öelda oma pangakontole. Kontrollida saab nii, et guugeldage. Tegelikult on olemas selline koht nagu ka webmachine, et seda peate siis kindlasti eraldi guugeldama webmachine.com ja kui sinna panna siis selle nii-öelda lingi aadress, siis ta näitab sulle ära, mis on hiljuti nii-öelda veebis või mis on selle nagu aadressiga toimunud, kas see leht on alles hiljuti tehtud, kas see leht on juba 10 aastat tagasi olnud ja seal näiteks pidevalt toimuvad mingisugused postitused, et seda saab kontrollida sellega, see ei anna sulle küll 100% usaldusväärsust, et see nüüd on kelm või ei ole kelm, aga ta annab sulle võimaluse kontrollida veebist, kas näiteks see leht on tehtud nüüd alles eile või ikkagi sellel lehel toimuvad juba asjad juba pikemat aega ja võiksid olla usaldusväärsed. Aga otse saab nii-öelda uurida selle kohta nii, et kui me võtame näiteks mingisuguse, ma ei tea, Kaup24 või mingid sellised tuttavad nii-öelda keskkonnad, siis seal all on alati kuskil olemas kontaktid ja me saame ikkagi selle veebipoega võtta kuidagi ühendust. Aga nendel libalehtedel seal võib olla küll see kontaktide koht olemas, aga tegelikult kuhugi see sind ikkagi ei vii ja mitte kellegiga sa ühendust seal ei saa. Ja isegi kui sa saad, siis sa pead suhtlema nendega seal inglise keeles ja need vastused on võib-olla sellised hästi, ma ei tea, üldsõnalised või ei vii sind nagu sellele küsimusele lähemale. Et pigem, kui me räägime internetist tellimisest, siis ma ei soovita tellida lehtedelt, mida me raudpolt kindlalt ei tea ja kindlasti mitte tellida võib-olla kellegi nagu soovitusele, vot see tundub nii hea leht, et sealt peaks nüüd küll tellima, et näed, sealt saab urutraktori saab seal nagu 500 euroga, et ise tuleb ikkagi nagu veenduda, kontrollida, millega on tegemist, kas see leht on päriselt olemas, kas see, kui ma sealt midagi tellin, see jõuab nagu päriselt minuni või on see nüüd see koht, kus ma reaalselt lihtsalt maksan kellelegi ja mitte midagi vastu ei saa. Alati võib nõu küsida ka veebipolitseinikult. Samamoodi oleks hea võib-olla rääkida samamoodi oma lähedastega ja küsida nende käest nõu, et kontrollida ja veenduda on igal juhul see soovitus, mitte minna kohe esimese reklaami peale, kus saab midagi tasuta midagi tellima. Investeerimiskelmuste puhul on siht üsna selge. Seal on nagu antakse inimesele mõista, et hästi kiiresti on võimalik nii-öelda rikkaks saada. Siin võib-olla tuleks ikkagi kasutada talupojamõistust, ehk siis me teame seda, et ei ole võimalik nagu 7 päevaga 20 eurost teha 2000 eurot. Jah, kui me räägime mingitest nagu bitcoinidest ja võib-olla päris sellisest investeerimisturust, siis on võimalik ka väga kiiresti nii-öelda seda hõlptulu teenida, aga selleks peavad olema väga head teadmised inimesel. Et see ei saa nii olla, et ma astun inimene tänavalt, astun mingisugusesse investeerimislehele, kannan sinna mingi raha sisse ja kohe on, eks ole, sealt mingi tulemus. Et see eeldab väga põhjalikke teadmisi, et päriselt kuskil investeerida. Ja kui me näiteks mõtleme Eesti finantsasutuste peale, siis mitte üheski pangas ju ei ole võimalik maksta sisse 20 euri ja siis oodata, et seal nüüd paari kuu jooksul sellest mingisugune väga suur summa tuleb. Et see lihtsalt ei ole nagu võimalik. Et siin tuleks mõelda hästi kuidagi 2 jalga maas, kas see on võimalik, mis mulle pakutakse ja samamoodi kuskilt küsida, millega on tegemist. Ja investeerimiskelmused on näiteks sellised, mis puudutavad väga paljusid erinevaid sihtrühmi. On üksikemad, kes on raskustes. On inimesed, kes on võib-olla rohkem altimad riskima näiteks. On eakamaid inimesi.
on igasuguseid, selles mõttes see nagu sihtgrupp on hästi lai, kes mingil hetkel võib nagu investeerimiskelmuste ohvriks sattuda. Et olenevalt sellest, milline on inimese võib-olla majanduslik olukord või kes talle juhtub siis seda investeerimist pakkuma. Aga igal juhul on soovitus see, ärge uskuge, et ratsa saab rikkaks ja küsige, kontrollige, veenduge, millega on tegemist. Armukelmuste puhul siis siin on päris mitu võimalust, kuidas need saavad juhtuda. Et kui me räägime noortest inimestest, siis pigem on seal ikkagi ainult paljastava sisu jagamine, et seal mingisugused selliseid suhteid väga ei teki. Ja kindlasti puudutab see võib-olla rohkem ka meesterahvaid. Selles mõttes, et kui me räägime paljastavatest piltidest või videotest, siis üldjuhul mehed on nagu altimad selle kelmusega kaasa minema. Armukelmused vanemas eas ei ole sugugi üldse mitte seksuaalsed, vaid need on juhtumid, kus inimesele pakutakse nii-öelda seltsilist, kellega on võimalik rääkida, juttu ajada ja nii-öelda, kes oleks see rohi ja ravim üksinduse ja üksilduse vastu. Et selles mõttes need armukelmused erinevad vanuselt ja erinevad natuke ka sellest, kuidas nagu satub ohvriks meesterahvas ja kuidas satub ohvriks naisterahvas. Aga vanemaealistel on kindlasti see, et tavaliselt on see ohver naisterahvas, ehk siis kurjategija või see pettur on mees, kes räägib, et ta on lesk, rikas, üksildane, räägib väga ilusaid sõnu, mida me kõik tahame kuulda. Ta ei nõua sealt mitte midagi, ehk ta ei survesta, vaid pakub lihtsalt oma seltskonda ja seltskonda ju internetis, mis on eriti mugav, et ma ei ole päriselt kuskil kellegiga nagu kokku saama. Ja need armukelmused hakkavad siis pihta sellest, et alguses nii-öelda on selline hästi nagu kuidagi väga lai jutt, eks ole. Ja see hakkab järjest konkreetsemaks minema, see kelm hakkab kaasa rääkima nii-öelda ohvri huvides, ehk siis tal on väga sageli sarnased huvid, tal on väga sageli sarnased haigused ja terviseprobleemid, ehk siis tekitada nii-öelda see usaldusväärsus ja need jututeemad, millest meil on omavahel rääkida, et see on nii-öelda see kelmi eesmärk. Ja ta kunagi ei tule selle jutuga kohe, et tal oleks nüüd vaja nagu raha, vaid pigem ta ennem loob selle nii-öelda võimaluse, et luua see nagu usaldus ja selle pealt siis ta hakkab tooma mingisuguseid lugusid, mis on temaga näiteks juhtunud. Ja lihtsalt näited on ju see, et ta satub haiglasse ja bussi alla satub haiglasse ja siis on lugu selles, et tal on vaja operatsioonile minna, aga näed, tema kindlustusfirmad ei tee selle haiglaga koostööd. Ühesõnaga hakkab ta leidma variante, kuidas ohvrilt nii-öelda alguses väga malvelt, et ma ei tea, kus ma selle raha nüüd võtan, mul on nii raske ja nagu ta otseselt ei küsi, aga ta viib ühelt maalt ohvri sinnamaani, et ohver ise pakub, et kuule, et mul tegelikult see 200 € oleks sulle praegu anda, et rohkem ei ole, et kui sa selle tagasi maksad, siis ma selle sulle saadan. Et need asjad hakkavad sealt pihta. Aga lõpp nendel armukelmustel on minu arust kõige keerulisemad, sest et inimesed, kes on sattunud armukelmuste ohvriks, siis neid sealt pärisellu tagasi tuua on väga keeruline. Ehk siis just nimelt puudutab see nagu vanemaealisi ja neid, kes on üksinda, siis näiteks mul on siin naisterahvad öelnud seda, et kui nad selle armukelmiga suhtlesid, et siis nende jaoks tekkis nagu iga päeva mingisugune nagu sära, ehk siis ta ärkas hommikul üles selle mõttega, et minna arvuti taha ja vaadata, kas talle on see meesterahvas kirjutanud. Et lõpuks on see sõltuvussuhe ja küll olen mina käinud kodukülastustel ja rääkinud ja näidanud, et kas sa näed, et see pilt on kuskilt suvaliselt internetist võetud, see ei ole päris inimene, ta ei ole selle panga juhataja, eks ole. Ja isegi kui see vanaproua sel hetkel nagu tõesti mõistab, jah, võib tõesti olla, siis kui ma sealt uksest välja lähen ja see kelm temaga uuesti ühendust võtab, siis on jälle see rong läinud, sest et minu jutt oli seal ühekordne. Nii et väga sagedased on olukorrad, kus minu poole pöörduvad selle vanamemme lähedased ja ütlevad, et meil on nüüd lugu päris halvasti, sest et vanaema meid ei kuula, me oleme tülli läinud, ta ei vasta meie kõnedele, aga me teame, et
ta jagab oma konto pealt raha mingisugusele täiesti suvalisele võõrale mehele. Ja selgitada sellele vanadaamile, et tegelikult on see kelmus ja sind on petetud, see on väga keeruline, sageli isegi võimatu. Nii, aga selles mõttes, et teha saab siin siis nii palju, et pigem isegi mitte alustada võõrastega suhtlust internetis, mitte nendele kirjadele vastata, kus sul tuleb nagu kiri, et tere, et mina olen siin, mis iganes on ja John on ja et kas oleksid nõus mulle kirjutama, et ära isegi vasta nendele. See kirjasaatja võiks kohe ära blokeerida ja tegelikult võiks ka oma lähedasi hoiatada, et sellised kirjad on liikvel. Ja muidugi, nagu ma olen siin ka eelnevalt öelnud, et alati võiks veebipolitseinikuga võib-olla ka nõu pidada. Ma korra, Aga kui midagi on juba juhtunud... kas kellelgi on küsimusi vahepeal? Ma vaatan, et mõni inimene on mikrofoni lahti teinud, et kas on kellelgi küsimusi? Ju ei ole siis. Olgu peale, lähme edasi. Selles mõttes, et kui ma nagu eakate klubides käin, siis see armukelmused on alati asi, millel me hästi pikalt peatume ja räägime, sest et see puudutab neid mõnes mõttes kõige rohkem, see natuke tekitab sellist elevust ja väga sageli ollakse tegelikult kokku puutunud sellega, et sellised kirjad on jõudnud postkasti selles mõttes. Aga kui midagi on juba juhtunud, siis minu soovitused on need, et reageerida tasuks kohe. Midagi on juhtud, ma kohe reageerin. See reageerimine võib olla nagu erinev, vastavalt sellele, ma ei tea, kuidas inimene oskab üldse probleeme lahendada. Aga minupoolsed nagu võib-olla soovitus on see, et kõige esimese asjana tuleks nagu suhtlus kelmiga ära lõpetada. Paned telefoni kinni, ei suhtle temaga, ei kirjuta temaga, vaid hoopis, ma ei tea, kas sa helistad panka, kirjutad veebipolitseinikule, helistad oma lähedasele. Ehk siis räägid kellegi usaldusväärse inimesega ja küsid, mida nüüd teha. Ma olen jaganud ära oma PIN 1, PIN 2, mida ma nüüd peaks tegema? Mis oleks kõige esimene asi, mida ma peaks tegema? Et on see nõu küsimine. Ja muidugi minu soovitus on see, et kui need ohvrid, ütleme, on rahast ilma jäänud, siis tegelikult nad tohutult nagu kuidas ma ütlen, neil on väga piinlik ja häbi sellest rääkida. Neil on lihtsam rääkida sellest olukorrast mulle, selles mõttes ei ole lihtne, see on ikkagi raske, aga seda on lihtsam teha võõrale kui oma lähedastele ja pereliikmetele. Ma ei ole statistikat teinud, aga pöördumiste pealt ma näen, et kui ohver minu poole pöördub, siis suurem osa neist sel hetkel ei ole oma perele rääkinud, mis on juhtunud, sest lihtsalt ei juleta. Aga minu soovitus on seal juures ikkagi see, et sellest asjast üldse kuidagi ei hakata välja tulema ja välja rabelema ja väljapääsu leida, siis on vaja kodus kellegiga sellest rääkida. Nagu päriselt on vaja, sest et sinu tugi algab sinu perest. Kui pereliikmeid ei ole, siis tuleb leida see järgmine inimene, keda sa usaldad ja see rääkimine on tohutult raske tunnistada, et ma olen teinud, raha on läinud, poest süüa osta nüüd ei ole 6 aega vähemalt kuni pensionipäevani. Ma olen võtnud laenu, mida tuleb hakata tagasi maksma. Ühesõnaga, kõik on väga-väga halvasti. Aga selleks, et sellest nagu põhjast välja tulla, selleks on vaja, kellega abikätt on seal vaja. Ja see abikäsi saab tulla nagu inimesed, kes võib-olla rohkem igapäevaselt selle inimese nagu ohvriga kokku puutub. Et mina saan jagada nõuanded, aga ma ei saa pakkuda igapäevast tuge ohvrile. Nii et see Või kuulud praegu? Mikrofon kinni. Kas keegi tahtis midagi ütelda? Või kellelgi on lihtsalt mikrofon lahti? Ei vist, aga ma loen vahepeal ühe kommentaari. Investeerimisplatvormil küsitakse konto loomisel isikuandmeid ka pilti ID-kaardist. See on tavapärane protseduur, sest Eesti päritolu platvormid järgivad rahapesuseadust. Välismaistest platvormidest hoidkem eemale. Et keegi on sellise kommentaari siia pannud. Nii vist päris ongi. Ja selles mõttes, et mina olen selles mõttes üsna investeerimisvõõras, ma ei ole selle asjaga ennast väga kurssi viinud. Tegelikult ma võin ka öelda,
et ka Facebooki konto puhul tegelikult, kui sa selle konto oled kaotanud, ka siis Facebook küsib su käest ID-kaardi pilti. Et see tundub justkui nagu vale, et ma enda ID-kaardist teen pildi ja kellelegi saadan, aga tõesti mingisugused asjad on nii, et sa ei saa ennem abi, kui sa oled tõesti seda teinud, aga ma soovitan igal juhul veenduda, et see ID-kaardi pilt ei lähe sul mingile kelmile, vaid seda tõesti on siis selle asja raames vaja saata. Aga et selles mõttes, kui midagi on juhtunud, igal juhul abi ei tohiks nagu karta küsida. Sellest ülesaamine, just see abi küsimine on kõige keerulisem. Kõik edasi hakkab juba olema sealt põhjast välja tulemine. See võtab tohutult aega, et jõuda nii-öelda selleni, et sa saad rahulikult öösel magada. Või et see elu hakkaks nagu kuskilt nagu vaikselt tagasi loksuma, aga enne seda on seda väga keeruline teha, kui sa ei ole sellest kellelegi rääkinud. Et see oli selline väga üleüldine jutt kelmustest üleüldse ja võib-olla natukene rohkem nagu eakate vaates. Aga ma arvan, nüüd on nagu see koht, kus nii-öelda pommitage mind küsimustega, et nii palju, kui ma oskan, siis ma vastan ja kui ei tea vastust, siis ma uurin välja. No nii, ka üldisest jutust, nagu sa ise ütlesid, on vahepeal kasu. Me oleme kõik nüüd ilusti sind ära näinud ja julgeme, kui küsimusi on, siis sulle kirjutada, helistada. Aga minul siis või juba ühe seltsilise poolt on tulnud see küsimus, et kui palju õnnestub eakaid trikitanud kelme Eestis kätte saada? Ma niimoodi täitsa ausalt kohe vastata siin ei saa, sellepärast, et kuna mina kuritegude lahendamisega igapäevaselt kokku ju ei puutu, eks ole, et mina sageli seda tulemust ei tea ennem, kui selle kohta võib-olla on jagatud mingit pressiuudist või siis räägitakse juba suuremale avalikkusele, et näete, me saime kätte näiteks mingisuguse grupeeringu, kus iganes riigist. Ja näed, et nad tegelesid nende asjadega ja näed, me mingisuguse pundi oleme nüüd, eks ole, nagu kätte saanud. Et seda numbrit mina teile kindlasti öelda ei oska. Ma tean seda, et meil on konkreetsed inimesed igas politseijaoskonnas, kes tegelevad veebikelmustega. See on väga keeruline nii-öelda tööülesanne, sest et see on väga ajamahukas. Selleks on vaja rohkem inimesi, olgem ka ausad, politseinikke ikkagi selles valdkonnas meil vähe, võiks rohkem olla. Ja mis on murekoht on ka see, et väga paljud riigid lihtsalt ei tee Eestiga koostööd ja ei anna oma kurjategijaid nii-öelda välja. Ja keeruline on ka nii-öelda nendega, kui me räägime näiteks libakontodest Facebookis, siis Facebooki ja üleüldse sotsiaalmeedia platvormidega on väga keeruline koostööd teha, sest et nad ei ole eriti koostööaltid. Et me pingutame, see töö käib igapäevaselt. Politseinikud nii-öelda ei saa alati rääkida täpselt, kuidas need asjad käivad, sest et väga paljude nii-öelda lugude lahendamiseni viivad ju tegelikult mingid jälitustoimingud. Ehk siis ennem, kui me saame minna seda nii-öelda kurjategijad kinni pidama, siis ennem peab olema võib-olla mingi jälitustegevus, see võtab aega. Aga seal on ikkagi tähtutakse sellest, et sellest ei ole väga palju kasu, kui ma saan tänava pealt selle päti kätte, kes mängib seal kullerit ja käib kellegi raha järel, vaid meil on vaja näha, kuhu ta selle rahapatakaga läheb, mis edasi hakkab juhtuma, et me jõuaks nii-öelda tema käsuliinile, kust tulevad temale käsud, et nii-öelda see suurem grupp nagu kätte saada. Et seda on inimestel alati raske mõista, et näed, et pätt on uksedega, miks ta on kinni võtnud, aga me ei saa seal võib-olla nende kriminaalmenetluste huvides nagu rääkida sellest, et tegelikult mingisugused asjad toimuvad selleks, et kogu see punt kätte saada, mitte ainult need, kes siin uksedega praegu käisid. Aga olukorrad on erinevad, nii et tegeletakse, aga jah, selliseid nagu võite loomulikult selles massis, kuidas need õngitsused meieni jõuavad, on muidugi vähe. Ja. Nii, aitäh. Aga kas on veel kellegil mõni küsimus, tahab mõne näite tuua või on midagi kommenteerida?
et mina omalt poolt ütlen küll, et minule on helistanud üks eaka inimese tuttav, kes otsis talle seltsilist, ma ei ole praegu veel leidnud seltsilist, aga ütles ka, et sellel proual, ärge talle helistage mulle, kuna ta on juba langenud mitu korda kelmuse ohvriks. Nii et tõesti, noh, meie lähiümbruses võib olla inimesi, kes selleks ohvriks langevad ja ongi, eks 6 miljonit on ju läinud juba. Et meil on siin suur töö ära teha, et tuletada oma seltsitatavatele meelde seda, et sihukest asja võib juhtuda. Et ma võib-olla nii palju täpsustan, et kui me lähme võib-olla natukene sügavuti, siis tegelikult meil on päris jama majas nagu, kellel on sellised veidike dementsuse ilmingud. Ehk siis tegelikult võib-olla seda mingisugust, ma ei tea, eestkostet või sellist nagu ei ole seatud, ehk siis inimesel on täielik õigus nagu otsustada nagu oma rahaasjade üle ja milliseid lepinguid allkirjastada. Et on muresid olnud selles osas, et kuidas nagu saada, et need inimesed nagu ei langeks ohvriks. Ja loomulikult mis iganes erisustega inimesed, kellel on võib-olla raske millestki nagu päriselt aru saada. Et kui on võimalik nendele inimestele tuge pakkuda, siis nagu see on ainult teretulnud. Aga ma tahtsin nagu ühe asja veel siia lisada. Ma ei tea, kui palju te nagu minu kontol, Facebooki kontol asjadega kursis olete või palju te olete vaadanud sinna, siis tegelikult on mul siin lähipäevil loomisel üks kogukonnagrupp, mis hakkab hoiatama kelmuste eest. Et kogukonnagrupi loomise mõttes ei ole midagi uut. Meil on ümberringi Facebookis ju kogukonnagrupid märgatud siin ja märgatud seal ja mis iganes külade põhiselt. Aga minul ja ka teistel veebipolitsenikel on nüüd plaanis luua kogukonnagrupp, mida veavad eest veebipolitseinikud, aga see sisu keskendub sellele, et me hakkame 11 hoiatama pettuste eest. Mitte ei tule need teavitused ainult ülevalt alla kuskilt politseist, et veebipolitseinik kõike teavitab, vaid see saab olema kogukonnagrupp, kus kõik inimesed ise saavad kirjutada, näed, mul tuli praegu selline sõnum, kus näiteks küsida seda, et millega võiks olla tegemist. Et see oleks justkui selline koosloome nii-öelda kogukond, kus me 11 toetame, me oleme kõik võrdsed, aga eesmärk on ikkagi see, et kui me isegi võib-olla seda teadlikkust väga palju selle grupiga nüüd tõsta ei saa, siis et me nagu annaksime inimestele teada, et on selline koht, kus on igasugune kelmuste info korraga koos ja me toetame 11 selles osas ja kindlasti õpetame ka seda, et võib-olla kuidas sellest näiteks petukõnest väljuda, kuidas ma saan selle kõne kinni panna, kuidas mitte lasta ennast viia sinna Kaspirovski nagu tasandile. Et selline veebigrupp on loomisel ja info tuleb kindlasti nii minu Facebooki kontole koos lingiga, kus saab sinna liituda, sest et tegemist tuleb kinnise grupiga just selle mõttega, et ei saaks need trollid ja pahalased meie andmeid sealt nii lihtsalt kätte, kui see grupp oleks avalik. Et see on muidugi murekoht, mis võib-olla natukene kitsendab seda, et see info nagu leviks. Aga hoidke kursis sellega ja väga ootan teid kõiki sinna gruppi esialgu kas või lugema, mida inimesed jagavad, mida veebipolitseinikud jagama, aga igal juhul, kui on ka enda mingisuguseid kokkupuuteid või kas või nendelt samadelt nagu toredatelt eakatelt, mida nad on tähele pannud või tahavad küsida, aga neil ei ole näiteks sotsiaalmeediakontot, siis ka teie võite seal olla vahendajad selles mõttes. Siuke plaan on. Mina tahan küsida sellist asja, et tegin mõned pildid iseenda jaoks, aga minu taga on nagu selles mõttes pensionäride ühenduse koduleht Facebookis. Kas võib mõnda slaidi selles mõttes sinna kirja panna, et kuidas asjad on läinud või on see praegu niisugune kinnine siis esitlus, millest ei tohi ühtegi slaidi välja minna? Ei, see ei ole kinnine esitlus, aga ma lihtsalt toon teile näite, mis juhtus Viljandi Väärikate ülikoolis. Ma käisin seal eelmisel detsembril esinemas ja Väärikate ülikooli nii-öelda selline eestvedaja Piret Aus tegi ühest minu slaidist pildi ja jagas seda enda Facebooki kontol. See sama numbrite pilt, numbrid olid siis teised, aga numbrite pilt.
aga mis siis juhtus, oli see, et ta sai bänni Facebookist. Ehk siis Facebook arvas, et Piret jagab kelmust. Kuigi seal selle slaidi peal oli info selle kohta, mis kelmused levivad, aga Facebook arvas, et Piret on kelm ja panid ta konto mõneks ajaks kinni, et ta ei saanud sealt postitada. Et selles mõttes olge hästi ettevaatlikud, et Meta ei saa sageli aru sellest, et me tahame ainult head. Ka minu konto on läinud nii-öelda jälgimise alla vahepeal ja mingid asjad on nagu maha võetud Meta poolt, sest et nad ei saa nagu meist päris hästi aru. Et selles mõttes olge ettevaatlikud, et kui seda numbrite slaidi jagada kuskil sellises kogukonna grupis, siis ühelt maalt võib kuskilt karata mingisugune Facebooki nagu AI kontrolli, kes ütleb, et see on mingi jama. Ja siis ma ei pannud tähele, aga mis on eakatel ja ka ütleme siis tööealistel inimestel on need pakiteated, et oma pakk kätte saada, siis maksa 3,80, aga kui tegelikult hakkad maksma seda 3,80, siis on see 38 või 83 eurot hoopis, et ma lihtsalt ei pannud tähele, et ka need on nagu väga levinud, et ma olen pidanud ka mitmel seda nagu aitama, et noh, mis me siis nüüd teeme või kuidas ja ma päriselt ootasingi pakki ja ma ei teadnud seda, et see nii juhtub, et üks selline kelmustrikk on jah see, et see paki variant. Jah, selles mõttes ma niimoodi hästi kiirelt nagu selle ülevaate tegin, aga jah, viisi on erinevaid, kuidas meid kõnetada. Sest et seesama näide, et me kõik ootame mingil hetkel pakki ja eriti nahaalseks lähevad need kelmid ju detsembris, kui hakkab nagu tõeline jõulupakkide tellimine ja siis hakkab neid pakiõngitsusi tulema nagu nii meili peale kui SMS-i. Nii et selle kohta on mul üks tore näide, kus mul nagu päevakeskuses üks inimene ütles, et võib-olla muidu ei olekski nagu aru saanud, et see on kelmus, aga tol hetkel levisid need, et teie pakk on kinni peetud ja asub kuskil seifis ja selleks, et seda kätte saada, siis tuleb see tollimaks tasuda. Aga siis ta ütles selle peale, et kuulge, et jätke nali, et ma tellisin külmkapi endale. Kas nad tõesti tahavad väita, et see on neil kuskil seifis hoiul praegu? Et siin tasub samamoodi mõelda hästi loogiliselt, kas ma praegu olen midagi tellinud ja kui ma olen midagi tellinud, siis mõistlik on kontrollida selle kaudu, kes see paki peaks mulle tooma, kas on Omniva, on see TPT ja ma helistan nende infoliinile ja küsin, et kas teie saatsite selle sõnumi. Jah, selles mõttes, et veel parem kui ise kohe vaatame, et see on jama. Aga kui me julgeme võib-olla kahelda, siis see oleks nagu kõige suurem võit, et hakata mõtlema, et kas see ikka on nii või ma peaks kuskilt küsima. Ja, kas veel on kellelgi midagi küsida või jagada? Et kui võib-olla on mingid teemad, millest praegu ei tahtnud kaasa rääkida, siis igal juhul võib neist mulle kirjutada postkasti. Selles mõttes, et ma küll alguses ütlesin, et tegelikult igas maakonnas on oma veebipolitseinik ja see on selle jaoks, et ta oleks nagu kõige paremini oma kogukonna nagu teemadega kursis, sest et ütleme ausalt, et ka veebipolitseiniku töö erineb nagu totaalselt sellest, mis on näiteks Tallinnas, Narvas ja mis on Viljandis. Et need kogukonnad on hästi-hästi erinevad ja aga siinkohal ongi see, et natukenegi nagu võib-olla mingit töökoormust nagu hajutada on nagu igas maakonnas oma veebipolitseinik, aga et kui te leiate, et praegu kontakt on nagu minuga, et me oleme siin kohtunud ja hea on võib-olla minu käest küsida, siis loomulikult kirjutage mulle, et ma nagu ühtegi kirja ei jätta vastamata ja tegelikult väga paljud minu poole pöördujad on hoopis väljaspool Viljandit, nii et. Nii, aga siis me kõik väga täname ja keegi pidi minema lapsele süüa tegema ja kirjutas, et tänud asjaliku webinari eest, ilusat õhtut ja jälgige Virmalisi. Nii et aitäh sulle, Elerin, ja meie natuke veel jätkame, aga siis jälgime siis Virmalisi ka õhtul. Nii. Ja minu Facebooki kontot. Ja sinu Facebooki kontot, just. Suured tänud.